Tere tulemast Vanapaugu põrgu köök. Nii, detsember on peaaegu poole peal. Veel ei ole päris. Esimene nädal on läbi ja juba kihutavad teist adventi varsti. Ja küll, vaata, väga paljudele on selline mulje jäänud, et Vanapauk ei viitsi enam teha midagi, sööb ainult võileibu. Eks ta mõnes mõttes on õige küll. Aga kuna asi on selles, et toidud teatud aja tagant korduvad ja millest on juba siin juttu olnud, siis seda ma enam ei reklaami, ei soovita, kuna inimestel on juba nendest asjadest kõigest villand minu soovitustest. Aga ühte asja ma tahan teile nüüd küll näidata. Ja see asi on tervisele ülikasulik. Kasulik just sellepärast, et siin on hästi palju igasuguseid kasulikke ainekseid. Et vaata, mul on siin või 200 grammi, siin on pakk võid. Ja selle 200 grammiga ma tahan nüüd teha ühte sellist, mida niisama ei söö. Leiva peale panete või saia peale. Tavaliselt saia peale see asi sobi, rohkem ikka leiva peale. Ja see on siis ühesõnaga küüslaugu või. Siin on mul värskelt tehtud uus sats seda küüslaugu pastat. Siin on mul värske till. Ja nüüd ma näitan, mis selle asjaga edasi saab. Siin on siis nagu öeldud toasoovi või. Ja siin on till. Selle tilli panen siia või peale. Kogu tilli. Tilli ei ole kunagi palju. Ma ei räägi magustoitudest muidugi. Okei, vaata, nüüd on niisugune lugu. Et nüüd selle asja ma sõkkun siia või sisse. Selle tilli sõkkun või sisse. Või ei ole, toasooja küll, aga ta ei ole ikkagi selline päris pehme, et ta nii ülihästi nüüd siin seguneks. Selleks, et ülihästi seguneb. Enne, ma panen siia natukene soola, kuna või on mage, ei ole soolatud. Iirimaal müüakse ka soolatud võid ja ma usun, et ma tean, et isegi Eestis müüakse soolatud võid. Natukene soola. Nii. All right. Vaata, seda on sul teha hea sellises pisikeses konteineris, millega sa saata siis, ega ta ei pea tegelikult külmkapis olema. Aga kui sa näiteks lähed pikemaks ajaks kodunt ära, näiteks lähed hommikul tööle õhtult sul tagasi, siis võib ta küll külmkapis vahepeal olla. Nii, ja siia ma panen natukene, et ta oleks sellisem paremini segunev. Panen teelusikatäie. Ja see on nüüd extra virgin. See ei ole tavaline oliivõli, sest extra virgin kraadimiseks ei kõlba. Tal on see suitsemistemperatuur päris madal. Et vaata, kus nüüd kukkus segunema. Nii, väga ilus ju. Ja siis ei olegi muud. Nüüd ma panen siia seda just värskelt tehtud küüslaugu pastat, pool teelusikatäit. Kui sa tahad rohkem, sulle maitseb nagu, et oleks küüslaugu maitset hästi palju, siis sa võid ju panna nii palju, kui sul küüslauk on. Pane või terve põld. Ja vaata, nüüd on niisugune asi. Kes tahab, kes ei taha. See on täitsa tahtmise järgi, kuidas maitse eelistused on. Mina tahan natukene musta pipart. Jäävatatud musta pipart panen siia niimoodi, et mitte palju. Sest seda võid. Näiteks sa saad kasutada, kui sa mingit liha teed või kala teed. Siis kui sa kuumalt ahjust välja võtad, siis määrid seda võid natukene sinna liha peale või kala peale, et ta sinna laiali sulab.
ja vaata, siis on timm. Siis selle kuumutamisega see till ei kaota ka oma maitset ära. Ja nii, sa poiss. Vaata, elu on läinud nii keeruliseks. Selles mõttes, et lapsed on palju targemad kui vanad inimesed, kuna nendel on kõik need internetid ja tehisintellektid ja puujalad ja mida kõike iganes kosmose kaudu suhtlevad, siis minu käest küsis kuskil 3 päeva tagasi üks inimene, et tema on ka vanavanem, et lapsed, et koolis antakse selliseid imelikke ülesandeid, et ei võta enam üldse kinni, et mõistuse läheb lolliks peast, kui hakkad mõtlema. Ja ülesanne, ma pidin kohe üles kirjutama. Vaata, koolis anti selline ülesanne. Lendavad 2 kaamelit. 2 kaamelit. Üks nendest on punane ja teine lendas vasakule. Ja nüüd on küsimus. Kui palju kaalub 1 kilogramm asfalti, kui Siil sai just 4-aastaseks? Ootan vastuse varianti. Nii, hea küll. Jutt. Ja nüüd ma teen kohe katsetuse. Vaata, selle ma panen nüüd siia leiva peale. Panen kõva määrima. Küll pähe määrima. Ja siis ma mõtlesin, et millega see võiks kõige hästimini sobida. Ja arvasin, et selleks on see itaallaste nagu õhkuivatatud suitsuliha. No ta on küll selline hästi õhukene, peenikene, aga tead, tal on kohe see Itaalia metsa suitsulõhn on kohe juures. Nii et võileivast saab 3 ampsu ja 3 tükki, mul ei mahugi 3, panen 2 siia leiva peale. Nii et proovige järgi. Kelle huvi? Hääd saabuvad teist adventi. Nii et siis venditame. Kohtume.